Tere, armsad raadiokuulajad. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkub Nõmme raadio eetris laupäeveti olev saatesari, kus jutud on elust enesest. Minu käsitletavad teemad on saanud alguse meie peaministri, härra Andrus Ansipi ja kogu Reformierakonna lubadustest Eesti rahvale, mis seisneb selles, et lähitulevikus peaksid eestlased kuuluma 5 jõukama rahva hulka. Et paremini mõista ja tunnetada nende poolt pakutavat, oleme eelnevas saadetes käsitlenud nii vaesust, sellega kaasnevat sotsiaalset tõrjutust ja ka sotsiaalse turvalisuse põhiolemust, mis on vaieldamatult inimese kui harukordse loodusnähtuse teadliku ja juhitava paljunemisprotsessi eelistingimuseks. No ühesõnaga, kui keskkond on turbulentne ja inimesed ei tunne ennast kindlalt, siis sündmuse näitajad vähenevad oluliselt, mis on eestlaste kui väikerahva puhul küllaltki traagilised, soovime siis meie seda või mitte. Reaalsete rikkuste loomise aluseks on eelkõige inimene ja tema suutlikkus. Ühiskonna arengu ja rahvusliku koguprodukti suurendamise üheks olulisemaks teguriks on just nimelt needsamad terved ja motiveeritud inimesed. Kuid igal aastal jääb haiguspäevade arvelt loomata miljonite kroonide eest lisaväärtust, mis võiks muidugi loomulikult suurendada meie ühiskondlikku rikkust. Efektiivne tervishoiukorraldus arenevas, vaeses, kuid pideva negatiivse iibega väikeriigis, milleks täna on Eesti, omab olulist tähendust. Sest piiratud ressursi kasutamine kindla eesmärgi tulemuslikuks saavutamiseks nõuab majanduslikult põhjendatud ja ratsionaalset tegutsemist. Sellest tulenevalt heidan tänases ja ka kindlasti mõnes järgmises saates pilgu meie tervishoiusüsteemile, selle kujunemise ning arenguprotsessidele ning püüan anda lühiülevaate, kuidas põhimõtteline tervishoiukorralduse süsteem on üles ehitatud teistes, niinimetatud arenenud riikides. Valik riikide osas on täiesti suvaline ning ei kajasta mingit poolvargsi püstitatud eesmärki. Antud temaatika paremaks mõistmiseks ja tundmaõppimiseks viisin läbi põhjaliku uuringu Eesti tervishoiukorraldusest ja arstiabi saamise võimalustest. Selline uurimustöö valmis mul magistritööna Tallinna Ülikoolis. Uurimuse läbiviimiseks kasutasin erinevaid teooriaid, mis toetasid uurimuse kulgu ning aitasid leida vastuseid uurimustöös püstitatud küsimustele. Kesksel kohal selle uurimuste läbiviimisel ja probleemistiku mõistmisel oli avatud süsteemi teooria, kus erinevad väiksemad alasüsteemid eksisteerivad vastastikuse koosmõju toimel ja kus ühe alasüsteemi muutused toovad kaasa muutusi terviksüsteemis. Peamisteks vaadeldavateks süsteemideks olid formaalsed grupid ja ühiskonna poolt loodud süsteemid, milleks olid haiglad ja nende vahelised mõjud. Sest riiklikku tervishoiukorraldust saame vaadeldagi süsteemina, kus on olemas kindlad alasüsteemid ühtse eesmärgi saavutamiseks. Alasüsteeme saab grupeerida ühiste ja üheselt hinnatavate tunnuste järgi, milleks on haiglad. Erinevate alasüsteemide ellukutsumine ühiskonna poolt ei pruugi tagada kogu süsteemi normaalselt funktsioneerimist, sest mõnede alasüsteemide energiavajadus ja tarbimine võivad olla sedavõrd suured, et hakkavad ennast varustama teiste alasüsteemide arvelt, mille tulemusena liigub terviksüsteem tasakaalust välja, jättes täitmata oma peamised funktsioonid. Tüüpilise näitena võib siin
tuua haiglate vahelise konkurentsi kunstliku tekitamise. Süsteemiteooria väidab, et kõik organismid on süsteemid, mis koosnevad allsüsteemidest ja need on omakorda suprasüsteemide osad. Tervishoiusüsteemi saame vaadelda kui avatud süsteemi, sest avatud süsteemi puhul ületab energia erinevalt suletud süsteemist läbilaskvaid piire, mis tervishoiusüsteemis peaks väljenduma tasakaalus sisendite ning väljundite omavaheliste suhete võrdlusena. Süsteemiteooria peegeldab tervishoiusüsteemis toimuvaid muutusi kõige paremini, andes võimaluse märgata energia ebaõiget kontsentratsiooni. Vaadeldes tervishoiukorralduse ühte detaili, ei saa me ilma süsteemse käsitluseta ülevaadet toimuvatest protsessidest ja nende vahelistest seostest. Teise olulise teooriana kasutasin kommunikatsiooniteooriale tulenevaid seisukohti, sest kommunikatsiooniteooriale rajanevad uurimused kasutavad mõisteid, sõnavara ning tuginevad verbaalsele tagasisidele, intervjuude ja küsitluste läbiviimisel. Kognitiivse mudeli põhialustest sain kasutada tajumise aspekti, sest nii, kuidas toimub tajumine, nii toimub ka tunnetuslik protsess süsteemiteooriate omavahelistest suhetest. Eesti tervishoiukorralduse arengu uurimisel ja analüüsimise protsessis ei saa mööda minna ka marksistlikest teooriatest, sest paratamatult kerkivad esile ühiskondlikud tootmissuhted, millele omakorda tuginevad ühiskondlikud sotsiaalsed suhted. Kapitalistlikud tootmissuhted vajavad oma eduks soodsat keskkonda, mille tagamiseks ja kindlustamiseks on ka tervishoiukorraldusel märkimisväärne roll. Marksistlikust teooriast lähtuvalt ei ole tänane Eesti kapitalistlike tootmissuhetele rajanev kodanikuühiskond jõudnud oma arengus sellisele tasemele, et tunnistada ühiskondliku taastootmise regulaatorina täielikult riigi olemasolu. Andes hinnangut Eesti tervishoius taasiseseisvumise järgsel toimunud muudatustele, tuginesin sotsiaalse tunnetuse kontseptsioonile, mis lähtub inimese sotsiaalsest olemusest ning peegeldab dialektilis-materialistlikku maailmakäsitlust. Selle käsitluse eeliseks on orienteeritus oma ajastu teadlikule maailmapindile, mis kirjeldab poliitiliselt tunnustatud mõtlemistiili. Ideoloogilise eelisprintsiibi ülemuslikkuse ainsaks hindamiskriteeriumiks on praktika, mis on kõrgemal teoreetilisest tunnetusest ja mis on suunatud teadmiste kontrollile. Praktika kõlbab ka tegevuse hindamiseks, mis ei rajane teadmistele, vaid ideoloogilistele seisukohtadele ja kompromisslepingutele. Nende seisukohtade väljaselgitamine ja mõjude hindamine selguvad praktilise eksperimendi käigus, arvestades ajafaktorit ning on mõõdetavad kindlas taustsüsteemis. Praktika on kõrgem kui teoreetiline tunnetus, peegeldades objektiivset reaalsust ja on vastavuses inimteadmuses eksisteerivate erinevate subjektiivsete hinnangutega situatsioonidele, mis on kujunenud isiklike kogemustele tuginedes. Praktika tõe kriteeriumina tähendab inimeste esemelis-materiaalset tegevust, mis on suunatud mingi teadmiste kontrollile. Ja siit saamegi konkreetse järelduse. Tõde tähendab teadmisi, mis vastavad tegelikkusele. Sellest lähtuvalt tuginesin uurimustöö probleemistiku avamisel isiklikele teadmistele
ning kogemustele tervishoiuasutuse töö juhtimisel 1995. aastast kuni 1998. aastani, mil ma töötasin Eesti ühes suurema riigihaigla direktorina ning samuti ka Tallinna sotsiaalasutuse juhtimisele, mida ma juhin 1999. aastast tänapäevani. Konkreetseid analoogilisi uurimustöid, mis seonduvad selle teemaga, ei tea isegi täna olevat, sest oma olemuselt ei ole selle temaatika objektiivne ning süsteemne käsitlemine juhtiva ideoloogia jaoks aktuaalne. Sest objektiivsed tulemused võivad mõjutada negatiivselt liberaalse turumajanduse eelistuste väljatoomist, luues aluse ühiskonnas seni propageeritavate ideoloogiliste tõekspidamiste ümbervaatamisena. Minu poolt läbi viidud uurimuse tulemused näitasid, et tänane Eesti tervishoiukorralduse mudel kujutab endast lihtsalt õigusruumi, mille raames toimunud areng ja planeeritud tegevus on olnud olukorra, kus solidaarsusprintsiibi alusel kogutud sihtotstarbelisi vahendeid kulutatakse ebaratsionaalselt, sest puuduvad adekvaatsed hinnakujundamise põhimõtted ning vaba turumajanduse egiidi all makstakse kogutud vahendite arvelt kinni eraettevõtjate põhikasumit. Senise süsteemi arenedes ei saagi jätkuda tervishoius raha ning ühiskonnas süvendatakse arvamust, et olukord on võimalik lahendada ainult täiendavate ressursside kaasamise näol, omaosaluse või erakindlustusfirmade teenuseid kasutades. Julgen ja täie tõsidusega väidan, et Eesti poliitikud on valinud maailma kallima ja kontrollile allumatu tervisekorralduse printsiibi. Uurimisandmete analüüsist tuleneb, et ravikindlustuse eelarve piiratud ressursi tingimustes ei saa kasutada liberaalse turumajanduse isereguleerivat mudelit. Vajalik on fikseerida prioriteedid ja taastada riikliku regulatsiooni osatähtus ja koordineeriv juhtimismudel, mis allub omakorda ühiskondlikule kontrollile. Kuid, et ka teie armsad raadiokuulajad seda mõistaksite, lähen ma oma jutujärjega edasi. Kui meie meedias on juhtumisi kajastatud tervishoiukorralduse problemaatilisi seisukohti, siis on piirdutud üldjuhul olemasoleva süsteemi kriitikaga ning konkreetsete probleemide kirjeldamisega. See on ka inimlikult mõistetav, sest muud ei osata kirjeldada ning ei saada arugi, kuna sellist pretsedenti, kus sotsialistlik ühiskonnakord laguneb ning tekivad uued kapitalistlikud ühiskonnasuhted koos kapitali kontsentreerumise tendentsidega, mis on muide imperialistliku monopoolsete ning korporatiivsete suhete tulemuseks, ei ole ajaloos ennem olnud. See puudutab ka otseselt riikliku tervishoiusüsteemi muutust. Seda enam, et lihtsam on võõrkapitalile tuginedes üle võtta või maha mängida olemasolev potentsiaal, selle asemel, et talupoeglikult luua enda oma. Pole mõtet võrrelda Eesti tervishoiu arengut teiste riikidega, sest lõplikke järeldusi teha või ühe või teise arengusuuna eelistest rääkida on täna veel pidevate arenguprotsesside tõttu vara. Kuigi arvestades tendentse, toimitakse ka nendes riikides sama mõtlematult, sest poliitilise eliidi tasemel kogemuste vahetamine on olnud tulemustarikas. Tervishoiukorraldust kajastavate isikute ringi ja samuti kogu teemakäsitluse saab täna põhimõtteliselt jagada 3 kategooriasse. Esimese kategooria moodustavad poliitikud, tavaliselt meedikutest poliitikud, kelle tegevus on kaootiline, kantud hirmust ebapopulaarsete otsuste ees
ja üldjuhul väldivad nad tervishoiutemaatikast tulenevate probleemide teaduslikku käsitlust, taandades konstruktiivsed arutelud demagoogilisteks sõnavõttudeks. Tüüpiliseks näiteks on Siiri Oviiri avalikkuse ees välja öeldud seisukoht. Ma tsiteerin. Kust me saame raha tervishoiusüsteemi juurde, et muuta midagi paremaks? Kas me peame võtma mõnest muust valdkonnast ära või tõstma makse? Ausalt mul on häbi, et nii kõrge poliitiku ettevalmistus ei vasta tema üles haibitud positsioonile. Teise kategooria moodustavad poliitikutest meedikud, kes soovivad süsteemi kritiseerides tõmmata endale tähelepanu. Saavutamaks poliitilist kapitali, toomata välja reaalseid muutusi süsteemi korrastamisel. Kuigi samas on minu meelest ka Siiri Oviir koos oma paljude kolleegidega selle kategooria tüüpiline esindaja. Neid seob omadus sukelduda detailidesse, mis ei anna lõppkokkuvõttes mitte midagi kasulikku. Teiseks näiteks võib tuua omaaegse Keskerakonna volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnu Kauba kirjutatud seisukoha. Teise tervishoiukorralduse seaduse muutmine äriseadustiku osaks on rumaluse musternäide. Liberaalsusega eputavate poliitikute tegevus tervishoiupoliitika korraldamisel sunnib küsima, kelle huvides on see, et riik oma kohustusi ei täida. Mida annab meile selline retooriline küsimus? Tead, mitte midagi. Lihtsalt ajaleheruum on täidetud ja vahest ka honorar saadud. Samuti kirjutab doktor Peeter Marvna, olles olnud ise poliitilise partei aktiivne liige, kelle eestvedamisel valmistati ette eraõiguslike raviasutuste loomine. Ma tsiteerin. Riik peaks olema tervishoiuvõrgu planeerija, arstiabi hulga, hinna ning kättesaadavuse üle otsustaja ning ka oma otsuste täitmise kontrollija. Ta lisab, ei saa lasta tekkida olukorda, kus äriühingust ravila otsustab ise, kellele, kus ja millist abi annab ning arusaamatuste tekkimisel otsitakse lahendit kohtukulli ees. Kohtulahendi saabumisel ei pruugi abivajajal siin ilmas enam abi vaja ollagi. No aga miks ta ei teinud siis midagi ära, kui ta oli minister Tiiu Arole lähedal seisev isik? Ühesõnaga, suuga teeme suured linnad, käega ei kärbse pesagi. Kolmandate teemakäsitlejate kategooria moodustavad meditsiiniteenuste tarbijad, kelle kriitika piirdub üldjuhul konkreetsete üksikjuhtude kirjeldamisega ning tõdemusega, et süsteemi töös esineb tõsiseid häireid. Nii näiteks usub 4-aastase Kenni ema Marju Laumets, et poja päästis raskest haigusest vaid tema visadus arstide vahet käia, kuni hädapõhjus lõpuks üles leiti. Arvatavasti on sellise situatsiooniga kokku puutunud enamus abivajajaid, sest arstide suutmatus kiiresti haigust diagnoosida ei ole uudiseks. Seda enam, kui tegemist on haigusega, mida esineb suhteliselt harv. Erilist tähelepanu väärib kindlasti raviteenuste hinnakujundamise mehhanism ning selle rakendamine raviteenuste pakkumisel, mis väljendub kõrgema etapi raviasutuste raviteenuste ostmise mahu ja eelarve defitsiidi suhtes, mille tulemusena oleksid enamus riigihaiglaid pidanud oma tegevuse lõpetama maksuraskuste tõttu juba 1997. aastal. Kui nad ei lõpetanud, järelikult on süsteem vale. Selle küsimuse analüüs annab meile vastuse raviteenuste hinnakujunduse adekvaatsusest ning kunstliku defitsiidi tekitamisest, luues müüdi täiendavate rahavoogude juhtimise vajadusest tervishoidu. See teema on arenedes muutunud ääretult aktuaalseks ja seda eriti tänasel päeval,
kuna toetab teatud majanduslike huvigruppide äriplaane eraravikindlustuse arendamiseks. Loomulikult on kogu tervishoiu temaatika käsitlemine äärmiselt tundlik, puudutades paljusid ühiskonnaliikmeid, kes soovivad põhjendatult leida vastuseid küsimustele. Miks tervishoiuteenuste kättesaadavus väheneb, vaatamata järjest suurenevale ravikindlustuse eelarvele? Kuid nüüd oleks paras aeg heita pilk teiste, eelkõige Euroopa riikide tervishoiukorralduse süsteemidele. Teiste riikide kogemuste väljatoomisel olen lähtunud põhimõttest, et tulenevad iga riigi tervishoiusüsteemi unikaalsusest, on reaalselt võrreldavad pigem üksikud lahendused kui süsteem tervikuna. Arvestades Eesti liitumist Euroopa Liiduga, on Euroopa Liidu maade tervishoiusüsteemide vaatamine oluline aspektist, millist rolli mängib riikliku regulatsiooni osatähtsus tervishoiule eraldatud vahendite kasutamises. Kindlasti ei kata käsitletavat teemat kogu Eesti tervishoiusüsteemi problemaatikat, vaid ainult teatud osa sellest. Kuid kas see on piisav, et mõista, kuidas asjad on mujal põhimõtteliselt korraldatud? Erinevates Euroopa riikides on erinevad ravikorralduse süsteemid, mida saab edukalt võrrelda põhimõtetega, mida on rakendatud tänases Eestis. Me oleme omast arust üle võtnud eesrindlikumad lahendused, nagu mõnes riigis hästi toimiv esmatasandi süsteem ning raviks kuluvate vahendite kogumise mehhanism. Samas on oluline vaadelda, kuidas on korraldatud kõrgema etapi ravitegevus ning milline staatus ning tööpõhimõtted on kõrgema etapi raviteenust pakkuvatel haiglatel. Üldiselt on erinevates riikides mõistetud üheselt, et üldhaigla osutab ravi inimestele, kes kannatavad hägedate haiguste all, mis vajavad arstiabi ja õendust, kasutades selleks diagnostika raviseadmeid, mida ei saa kasutada patsiendi kodus ega ka lihtsalt arsti kabinetis. Haiglate juhtimise areng on toimunud erinevates riikides erinevate mudelite järgi. Euroopa haiglates puudub üldarstidel vastuvõtu eesõigus ja erialaarstid, keda tavaliselt nimetatakse konsultantideks, saavad kindlat kuupalka. Euroopa haiglates on funktsioneerimise aluseks käskluste ahel, kusjuures vastutav juhataja võtab endale kogu võimu täiuse tegevuse üle. Sageli on Euroopa haigla vastutav juhataja administratiivse ettevalmistuse saanud arst. Tulemuseks on lihtne struktuur kindlalt välja joonistatud võimupiirkondadega. Selline süsteem on kindlasti majanduslikult oluliselt ratsionaalsem, kui arvestada fikseeritud prioriteete ning püstitatud eesmärkide saavutamist eelarveliste vahendite defitsiidi korral. Problemaatiliseks muutub olukord sellise mudeli rakendamise korral siis, kui arstist juhendajal pole piisavalt pikka administratiivse töö praktikat ja tema juhtimisalane kogemus pole sama tugev kui elukutselisel juhil, mille tõttu kliinilise ja administratiivse vastutuse kombinatsioon on liiga keeruline ühe haiglajuhi jaoks. Samasugune olukord valitses ka Eesti riigihaiglates peale direktorite ametikohtade likvideerimist ja peaarstide seisuse taastamist. Kuid sellest teeme juba juttu järgmises saates. Kuidas aga on tervishoiusüsteem korraldatud konkreetselt erinevates Euroopa haiglates ning ka Ameerika Ühendriikides, sellest räägin juba järgmisel laupäeval. Seniks soovin teile kõike kaunist ja teemakohaselt head tervist, sest tervis on üks meie kallimatest varadest, mille tähtsusest kipume aru saama alles siis, kui sellest ilma hakkame jääma. Kõike ilusat
ja kohtume juba järgmisel laupäeval.